Ja sõbrad, üks kiire klipp sellest, mis siin siis täna toimus, et tegelikult ju eile õhtust hakkas vihma sadama, tuli üsna tugevat vihma, täna eriti tugevalt ja korraks ka tõusis päris tugev tuul, ehk siis päris paljud kõrged taimed said meil kannatada, just eelkõige lilled. Kuna mulle väga ei meeldi tugi, bambuskeppe või siis neid mis iganes plastist, metallist need veel tehakse, väga panna näiteks kukekannustele, siis eks see maksis kätte ka. Et mõned oksad, mõned õievarred õigemini olid ära murdunud, siin taga olev poieng on tegelikkuses ka lamandunud. Ilmselt nad püsti ka ei tõuse. Sama on meil maja kõrval olevate 9-vägistega ja siin muud ka veel, sõrmkübaralilled ja nii edasi. Ehk siis enamus kõrgemad taimed said natuke tuule poolt räsitud ja kannatada, aga vaatame juba seda lähemalt. Ma isiklikult ei ole siis poiengi fänn, aga üks on meil siin jäänud. Naaberaiast pärit ja päris siia majja kolimise järgselt naabrimees andis üle aia, et pane maasse. Nii ta siia tee leidis. Ma ei leia nagu poengidest väga suurt ise sellepärast, et nad on tegelikult ju üsna lühikesed õitsejad, tekitavad suurt rohemassi ja võib-olla siis kunagi kuskil sellises peenralas, kus ta taustal võib olla, siis on. Aga hetkel ma seda muidugi siit ka välja kaevama kuskil ei hakka. Et selline ta on, ilmselt selline metsik poeng. Aga jälle toestamata ja selline tugevam tuul teda räsis tõsiselt, enamus tegelikult õisi on maha vajunud. Vihm oli selles mõttes päris tugev, et võib-olla isegi tugevam kui tuul lõppkokkuvõttes, aga kartuli peksis maha. Meil on pandud siia varajast kartulit enda jaoks ja ta on täiesti maha vajutatud. Ka sõrmkübaralilled on siin siis saanud oma löögi või kuidas öelda. Ehk siis ta on tegelikult neid räsinud päris tõsiselt. Aga siin oli ka võib-olla rohkem oodata, kuna nad olid üsna lageda peal. Aga ilmselt ma ei usu, et nad ise siin enam midagi üles tõusevad. Peame vaatama, näiteks siin ongi need juure pealt ära murdunud, iseenesest täis elujõus veel. Üle vaatame, et seegi ei oleks antud oksa ilusti kinni õnneks. Võib-olla osadele peame ikkagi toed panema, mida mulle niisama väga ei meeldi, aga mis teha. Siin on siis veel eelmine kord ei olnud sellisena kaadris, aga siin on näha, kuidas siis üks sõrmkübaralill teeb endale sellise ladvaõie lahti, et kõik nad alati ei pruugi sinna jõuda, kuigi kõigil peaks olema siis üleval selline suur õis. Meil on üks poorkrussis tolmukad sees. Näeb päris lahe välja. Külje pealt siis näeb ta selline lahe suur õis. Ka sellel alumisel siin oli selline, ta pole veel ära murdunud õnneks. Tuulele vastu pidanud on ka sarnane õis. Teistel veel ei ole märganud, et oleks sellised veel lahti tekkinud. Siin maja äärse peenda juures on siis näha ka, kuidas vihm on maha surunud elulõnga täiesti pikali.
see elulõng oli siis meil ka tegelikult sidumata, eks jällegi tarkus, et tuleb allapoole ikkagi mingisugune nöör ilmselt ümber selle pundi tõmmata. Õnneks nad ei ole murdunud ja piisab ilmselt lihtsalt üles sidumisest. Aga väga palju on meil see tuul ja vihm ilmselt üheskoos ära liigutanud 9 vägiseid. Nagu siin on näha, ta on kõik pool külili. Kõik on ikka väga pool külili. Siin tagapool on üks näiteks täiesti kummuli ja ilmselgelt ise ta enam püsti ei tõuse. Peab vaatama, kas peab hakkama toestama või mitte. Või jääbki selliselt. Siin on näha siis need eelmised. Mida ma veel võin näidata on, mis ta siis tegi lupiinidega. Et lupiinidest on väga hästi näha, et see tugevam tuulmaja ees põhja küljel ja näha on, et ta murdis ära järjest latvu lupiinil. Ka siin. Ehk siis tegi meil kõvasti hävitustööd siin. Et peame hakkama eespool seal põõsas samamoodi. Peame hakkama neid välja lõikama ja ootama ilmselt uusi. Õnneks lupiin siis taastab mingisugusel hetkel uuesti ja viskab õisi peale. Selline siis sai, nägite ära meie väiksed tormikahjustused. Väiksed suured, eks see on hinnangute küsimus. Ma ei tea, kuidas teil läks. Eks andke teada kommentaaridesse ja näeme järgmisel korral.